Tere! Mina olen Triin. Tänane teema peaks huvi pakkuma kõigile metsaomanikele. Juttu tuleb väiksest mardikast nimega kuusekoore ürask, kes on küll väike, aga võib suurtele puudele teha palju kahju. Olen tulnud Võndre Juhani kinnistule. Siin on 45-aastane kuusik, millel on nähtavad koore üraski kahjustused. Siinne metsaomanik peaks ruttu midagi ette võtma. Küsingi nüüd nõu ühelt metsamehelt, mida teha, kui puudel on kuusekoore üraski kahjustus. Vestlen nüüd Heiki Kruusaluga, kes on üle 10 aasta tegelenud metsandusega. Me oleme siis Võndre Juhani metsakinnistul praegu ja küsin teilt siis, et mis olukorras see mets praegu on? No see mets on umbes 40-50 aastane siin, et ürask on tulnud sisse, kõrval on olnud siin lageraiet, ilmselt siit on siis nagu tulnud, sest metsas on üraskid on alati ja tavaliselt terve puu peab selle üraski ründa nagu vastu. Aga kui nüüd tehakse ulatuslikku lageraiet või on tormi murdu, nagu me siin näeme seda puud siin, et seal on palju, mis kaamera näitab siin, aga siis ulatuslik tormiraie, see toob ka nagu üraskid kohale. Ja nüüd, kui seda lageraiet on palju tehtud, siis see koormus tervetele puudele kasvab ja nii see ürask siis levima hakkab. Et üraskeid on alati olnud meie metsades, aga viimasel ajal on neid eriti palju. Et mis on see põhjus, miks neid on rohkem tulnud? No üks põhjus on kindlasti see, nagu ma just mainisingi, on see, et üraskid ei ole rohkem, aga kahjustus on rohkem. Et tegelikult on üraskid rohkem ka tänu sellele, et kahjustus on rohkem, see on paremad arengutingimused. Aga just see, et tavaliselt, ütleme, üks terve puu kannatab seal 2-3 tuhat üraskid vabalt välja. Et ta elab seal üle ja ürask sureb selle vaigu kätt ära ja osa jääb ellu ja niimoodi see areng käib, eks nõrgemad puud võetakse maha. Et ürask võtab ka tegelikult metsast nõrgema puu ära. Et nii nagu hunt võtab lambakarjast nõrgema lamba, niimoodi võetakse ka metsast nõrgemad puud ära. Aga kui see arvukus on väga suur, siis ta ründab ka tervet puud, tugevat puud. Ja esimese rünnaku elab see terve puu ka üle. Aga hakkab vaiku ajama ja see ürask surab sinna vaigu kätte ära, upub sinna sisse ära. Aga nüüd tuleb järgmine põlvkond peale ja siis see puu enam ei suuda enam nii palju võidelda. Niimoodi võtab siis ka ürask tervet puud lõpuks maha, kui neid on palju. Ja palju on need seetõttu, et on tehtud palju lageraideid, on olnud siin ka tormimurde palju viimastel aastatel ja siis selle tõttu siis see koormus ongi tervetele puudele nagu kasvanud. Kas on ka kliimal mingi roll, sest ma lugesin ühte lugu koore üraski kohta ja seal oli just väidetud seda, et kui kevaded algavad varem ja kui suved on soojad ja kuivad, et siis see soodustab seda, et ürask levib kiiremini kui muidu. Et need on nagu sellised soodsad tingimused. Et kui palju see kliima mõjutab? No ikka mõjutab ja tegelikult need soojad talved ka mõjutavad. Lisaks sellele, et soojad pikad suved, kui soojad, need ei ole väga soojad meelega, aga pikad suved ja ühtlane soe temperatuur, siis tegelikult on see praegu ka +5 on siin juba alates, ma ei tea, oktoobrikuus siiamaani +5 kraadi, eks ole, et pole ei talvel ega täpselt sama temperatuur jaanipäev ja jõulud, eks ole. Ja siis ürask elabki seal koore all, elab ka, muidu ürask läheb tallituma maa sisse, eks ole. Ja osa jääb ka koore alla ja see, mis koore all on, see häib talvekülmadega ära. Aga viimased paar talve on ürask väga kenasti üle elanud seal koore all ka. Mis tähendab seda, et lendlus algab varem ja siis ka varem oli niimoodi, et oli üks üraskite lendlus oli siis aastas kuskil mai esimeses pooles tavaliselt. Nüüd on siis viimased aastad kõik sellel sajandil on olnud siis 2 lendlust. Mõni üksik aasta, mis on vahel jäänud ühe lendlusega, enamus aastaid on kõik 2 lendlust olnud. Tähendab seda, et teine lendlus on juulikuus, kuskil juuli keskel, juuli lõpus on siis teine lendlus tavaliselt. Ja see ka ju soodustab. 2 lendlust loomulikult on seda kahjurit ju rohkem. Lendlus tähendab seda, et on siis paarumise aeg, paarumise lendlus. Et siis tuleb uus põlvkond peale, 2 põlvkonda nii-öelda, et seda. Ja mida siis teha, et koore üraskist metsas lahti saada? Et kui see juba probleemiks on, et kuidas saada mets korda? No metsanduses on kõik asjad on hästi pika vinnaga tegelikult aastakümnete töö. Et ka see, et seda üraski levik on praegu nii suur, ka see on aastakümnete mõnes mõttes vale majandamine olnud.
et on väga palju nagu üheliigilist puistust ja puhas kultuuri ja kuusekultuuri puhast ja väga hea on seal kahjurid siis elada. Et kui on seal segapuistu, siis on seal ka mitmes, elurikkus on palju suurem, ka nende loodusliku vaenlasi on palju rohkem ja seetõttu oleks kahjustus palju väiksem. Et selles mõttes tuleks, kui nüüd istutada, siis ikkagi segapuistud, tavalise istutus oli kuusekultuuri, aga siis hiljem hakkab kasvama sinna vahele igasugu muid asju, kaskesid ja mida iganes, et siis need ei tuleks mitte kõike välja raiud, nagu vanasti seda tehti, vaid osa nagu kasvama jätta. See on see pikemaajaline nagu tee. Aga praegu, mis siis teha, siis on feromonpüünised. Feromonid on sellised lõhnaained, mis siis putukaid meelitavad, liigispetsiifilised ja ainult ürask tuleb sinna sisse siis püünisesse ja sellega me saame seda koormust nagu vähendada. Me ei saa seda 100% kätte seda üraskit, aga me saame ikkagi suure hulga ja need püünised tuleb välja panna õigel ajal, siis kui lendlus algab. Ja tegelikult see aasta peaks olema meil välja pandud, et siin Lõuna-Eestis oli 9. mai oli see aasta lendlus, algas, aga siis läks kohe külmaks, et jahedaks, et praegu see lendlus aktiivselt ei toimu. Aga jah, et esimene lendlus juba esimesed päevad olid ära ja nagu me siin selle puu peal ka siin nägime, siin on juba üraski kuhilad on olemas, et ürask on tulnud sisse juba. Aga veel on viimane aeg panna üles, selles mõttes võib panna muidugi ka aasta läbi, nagu me rääkisime, et ka teine lendlus tuleb ja siis on ta üleval ja töötab ta ikkagi, aga põhiline lendlus on ikkagi kevadel esimene lendlus, see tuleb kinni püüda. Teine variant on siis püünispuud, et mida siis teeb ka RMK praegu, oma sõnul, ma ei tea, kuidas see toimub täpselt, aga teeb, et siis raiutakse värsked puud maha ja jäetakse nad siis metsa, kuni see lendlus on lõppenud ja siis viiakse nad välja, et see väljaviimine peaks toimuma kindlasti siis juuni alguses, mitte hiljem, et kui me jätame kauemaks sinna metsa, siis see ürask areneb selle koore all välja ja läheb uuesti metsa teiste puude peale. Et selles mõttes, kui seda võimekust ei ole, et nagu neid püünispuid välja viia, siis seda ei tasuks teha, siis tuleks ainult nende püünistega püüda. Aga kahtlemata püünispuu on efektiivsem, sest see värske puulõhn on ise kõige tugevam atratant sellele üraskile. Nii et sellised maha murdunud puud tuleb võimalikult kiiresti ära koristada ja siis panna... Mitte võimalikult kiiresti, see on õige aeg. Tegelikult on minu arust Keskkonnaameti lehel mingid seireandmed ka, et millal lendlus algas ja millal siis tegevuskava, on ka riiklik tegevuskava lausa, et millal mida siis tegema nagu peaks. Keskkonnaameti kodulehel peaks olema need asjad kirjas. Kuidas koore üraski püünise paigaldamine välja näeb? Kõigepealt räägiks veel püünisest, et see on selline suur kast. Miks ta nii suur on? Et tegelikult need püünised vanasti olid siin mingid Poola püünised ja tehti ise olid sellised lehterpüünised oluliselt väiksema mõõduga. Ja see on selline suur kast ja siin isegi kogenud metsamehed väga ehmatavad ära, kui tulevad, kus ma nüüd selle suure kolakaga siin metsa lähen, eks ole. Neid ei tule mitte üks võtta, aga tihti peale seal 5, 6 tükki, 10 tükki, et annab ikka tassida, eks ole, et miks ta nii suur peab olema. Ja sellepärast, et ürask on selline vilets lendaja ja veel viletsam maanduja. Ega ta ei taha väga lennata. Teeb oma tiiru ära ja vastu puutel lendab ka kukub kopsti peaga vastu puud ja kukub alla sinna kopsti. Siis ta hakkab vaikselt ronima ülespoole. Ja kui see nüüd püünis on nagu väikse mõõduga, on tehtud nendest drenaažitorudest neid püüniseid, eks ole. Ja siis ta on selline, sellise diametriga. Sinna pihta saada üraskil on suhteliselt keeruline. Siia ikka tuleb, paned põmdi peaga siia vastu ja siin on sellised pilukesed niimoodi, et siis ta siit kukub siia alla ja siin alla see kukub oma sahtel. Ja see sahtel käib seda alkumati lahti ja pärast on siis kukub siia pilu vahele niimoodi ja siis pärast siia sisse kukub see saak. All on siis väiksed augukesed niimoodi, siit jookseb vesi välja ja saame siis niimoodi kätte. Ja seda püünist tuleks tühjendada hiljemalt 2 nädala jooksul. Sõltub natukene ilmadest ka, võib-olla kui niisked ilmad, siis siia saak ei kogunud ikka siia alla kohe selline kiht. Selline korralik kiht tekib üraskit. Ja see bioloogiline mass läheb lihtsalt roiskuma. Ja lõpuks siis, mis siis üle lööb sellele, kas siis roisulõhn või see feromonilõhn, eks ole. Siis ürask lihtsalt ei tule enam siia püünisesse.
No nii, sellega on see püünise tutvustus võib-olla lõpetatud. Aga püünis nii palju ma ütles ka võib-olla, et see on nagu hästi vastupidav. Minul on ta olnud üleval läbi aastate, ma arvan, 11 või 12 aastat on üleval see sama püünis. Et ei ole teda päike söönud ega mitte midagi, et ta on hästi vastupidav püünis. Jah, et siin paneme praegu püünise nende leppade vahele, aga siin on hästi palju neid oksi, eks ole, need tuleb pärast hiljem ära laasida kindlasti. Sellepärast, et need lähevad lehte ja jällegi see pind, kuhu see ürask lendab, läheb vastu lehte, kukub maha ja sinna ta jääbki võib-olla, eks ole. Et sellepärast tuleb kindlasti panna kas lageda peale või siis ümbert need puud siit ära koristada ja laasida ära, et oleks vaba tee üraskil lennata. Kui ta on liiga ligidal nende tervetele puudele, siis võib juhtuda see, et ta lendab püünises mööda terve puu peale ja võtab hoopis selle maha, eks ole. Kui siin on piisavalt kaugelt sellest 10-15 meetrit tervetest puudest, siis juhtub see, et ta tunneb seda lõhna, lendab siit mööda, keerab kanna pealt tagasi ja tuleb siia püünisesse ikkagi. Aga kui ta on ligemal kui seal 10 meetrit, et siis ta võib minna vabalt puu peale ka. Et see on oluline. Siin on siis see feromon, mis pannakse püünisesse sellisesse, need on erineval moel, kas siis on pulliga selline ampullikene või on siis niisugune immutatud riidekotikene, siin on selline ampullikene. Ja siin on siis vedelik sees, lõhnaaine, mis siis tõmbab putukaid. Et tavaliselt on see siis suguferomon, mis tõmbab siis isase putukaid, aga üraskitel on ta siis mingi selline kogunemisferomon, nad tulevad kõik, nii emased kui isased tulevad siia peale. Arvan, et me kõik oleme nüüd kooreüraski teemal tunduvalt targemad.